how would you compare the competitions in the US to the ones here? Are they like bigger, smaller? The amount of people that you have here would be really high standard. To see anything over 600 people in an event is a real event, right? So you had, I hear, almost 1,000 people at this event. So that is really, really well done. And lastly, you said you're a good bike rider yourself. Are you planning to compete anytime soon, maybe in the Estonia? No. Racing over, riding every day. Täna sõit oli väga raske. Raskeks tegi see, et 2 tugevat maanteesõitjat tulid sõitma Graveli, kes tavaliselt ei osale. Norman Vahtre ja Rein Taaramäe. Ja nemad olid need, kes tegid selle sõidu väga raskeks meil alguses. Aga koostöö oli teil suurepärane? Koostöö oli meil suurepärane, minu jaoks kindlasti. Et alguses, kui meest ära sõitsime, siis mul oli väga raske, siis ma pidin mitu vahetust ikka vahele jätma. Mis kõige põnevad kohad ajal olid? Kõige põnevam, no eks see viimane tunneli alt tulek ja viimased 10 kilomeetrit, et siis oli palju singleid. Millal suure pundi maha raputasite? Seal, kus oli mäefiniš, et esimesel ringil, et natukene enne seda sõitsin meest ära. Aga finiš siis, kuidas olukord lähenes? Finiš siis mul oli palju õnne ja teistel oli ebaõnne. Et Norman Vahtra pani natuke rajalt valesti, siis jäime Reinuga kahekesi ja siis kuni viimase kilomeetrini pidi kõvasti pingutama ja siis jätsime finiši peale selle. Mis muljed on Elva rajast? Väga kiire. Tänane keskmine kiirust oli peaaegu 38. See on Graveli kohta ikka väga kiire. Kuidas tänane sõit oli? Ma arvasin, et tuleb raskem sõit, aga täna üllatavalt hästi kannatasin meeste pundis ära, et algus kohe pandi tempo nagu päris kõrge peale ja peale veetakistust tundus, et jään nagu kohe maha, aga siis seal Tartu maratoni raja peal tõmmati natukene hoogu maha ja tõusudega suutsin järgi sõita pundile, et siis sealt edasi oli lihtsalt vaja pundis ära hoida. Kuidas Tartu maratoni raja mudane lõik oli ka? Ma kartsin hullemat, et mul vend oli läbi sõitnud nädala jooksul raja ja ütles, et seal on üpriski mudane, aga peaks olema sõidetav. Seal ikkagi paar kukkumist oli ka, et üks poiss kukkus endal lausa põlveveriseks, et õnneks ise sain sealt ilusti läbi. Aga
korra tundus küll, et punt võib laiali minna seal, sest järgmine tõus oli kohe tulemas, aga ikkagi tõmmati kokku. Mis rajal kõige rohkem meeldis täna? Need kruusalõigud olid tegelikult üpriski mõnusad, et ma täitsa nautisin seda, et eks siis, kui on hea enesetunne, et siis sa naudidki seda pingutust. Ja Elva on tuntud alati suurepärase ilma poolest. Kuidas palavusega hakkama said? Õnneks mul on taustajõud on olemas, et mitmes kohas sain ennast kasta, et siis sain ennast natukene jahutada, aga pigem ikkagi naudid sellist ilma kui täis mudast ja külma, et tore, et suvi jõudis meieni. Ja mis järgnevad plaanid on nüüd rattasõidu koha pealt? Eks ikka neid Eesti maratone praegu sõita, et hetkel kuhugi välismaale ei kipu, et üritame siin Eestis poodiumile sõita ja vaatame siis edasi. Noh, korraldus kui selline hakkas ju tegelikult eelmine aasta juba, et seda eeltööd ja asju on ikka niisuguse võistluse korraldamisel päris palju, et niisugune suurem, tõsisem hakkas siis eile hommikul pihta, niisugune 11 tundi tööpäev ja täna ka kella 7-st, nii et 5-6 tundi ja rahvas on rajal, et väga äge. Kuulsin, et järgmiseks aastaks on veel suuremad plaanid sul. Jah, et pakutakse meile siis Estonian Cupi raames Eesti meistrivõistluse Grevilis, et meie jaoks kindlasti niisugune 30 kilomeetrit pikem rada ja tahaks siis veel uhkemalt teha, kui me siiamaani teinud oleme. Ja järelkasvu mõttes vist traditsioonid jätkuvad, et peale võistlust tuleb jälle üks korralik laager lastele? Jah, me oleme selles mõttes kõiki lapsevanemaid ja õpilasi siin Elva maratonile ka kaasanud abistamaks, et väga lahe punt ja laagri osaga olemegi, et täna õhtul korjame asjad kokku kogu pundiga ja kell 7 oleme juba Elva tervisespordikeskus laagris õpilastega, nii et treenime järgmiseid Mihkelseid. Kuidas tänane sõit oli? No, eks ma tegin ise sõidu raskeks, et ma tean, et kõik passivad ja vaatavad mind ja keegi teine ühtegi muud liigutust ei tee ja kõik tahavad minu käest ära saada ja no nii läkski, siis algus ma teadsin, et siin on metsa päris palju, et ma pean hoidma sellist pinget peal, et kõik oleks punases ja kui see mets ära lõpeb, et siis on tegelikult tundus, et kõik ootavad, et nüüd saab nagu kruusal natukese puhata, aga minu plaan oli vastupidine, et siis just panna nagu veel hullemalt seda klotsi ja siis me nagu eest ära saimegi, mina, Norman ja Siim. Aga lõpp läks natuke dramaatiliseks vist, et? Ma ei tea, minul küll mitte, et ma tean, et Norman pani natuke valesti vist, aga mina teadsin rada. Et tema läks ATV järgi, ATV ei mahu raudteesillad läbi, pidi valima teise tee. Ja ma üldse ei vaadanud ATV, sest ma teadsin, kus rada läheb. Ja täpselt samal ajal mul oli plaanitud, ma panen punni põhja, sest ma tahtsin raudteesillad esimesena läbi saada. Ja see oli vahetult ennem, kui Norman siis valesti pööras ja no minu õnneks ta pani valesti, sest ega ma ei oleks kummagile neist finišid pähe pannud, sest ma ei ole lihtsalt finišis nii kiire, et nad teavad seda ise ka ja noh, see teeb natuke sõidu igavaks, et nad ei julge mu vastu sõita, et nad ei julge rünnata ja nad ei julge midagi ette võtta, et nad ootavadki ainult finišit, et aga rajal oli koostöö teil suurepärane paistis? Seda küll jaa, et kui me ju vahe sisse saime, et me ju kõik teadsime, et noh, neid tuleb edasi panna ja isegi kui ma tean, et ma olen finišis kõige kehvem, siis ma ei hakka seal ees nii-öelda vagunit mängima, et ikka panen nii, kuidas jõuan ja lõpus ongi, et kui õnne on, siis ju võib võita ka, et kui nad oleks mõlemad valesti pannud, eks ole, et siis ma olekski võidu mees olnud. Et see on rattasport ja Kas tänavu näeme veel kuskil Eestis stardis sind? Jaa, ma olen Eestis kuni 20. augustini ja kõik võidusõidud, mis siin on, Rakke maraton, Munamäe rattaralli, võib-olla midagi oli vist veel, Smiltenes vist üks maraton, see küll Lätis juba, aga ma kuulsin, et on isegi Eesti meistrivõistlused, et lähen panen seal ja sõinan kõike, mis saab, et äge oleks.